Noorena ei ole meil alati võimalust töökogemust omandada sellisel kujul, nagu me seda sooviksime. Küll aga täna ma tutvustan teile erinevaid viise, kuidas on võimalik ühiskonda panustada ja tänu sellele ka erinevaid lisasid enda CV-sse saada, et hiljem tööturul väärtuslikum olla. Mina olen Laura ja mina olen Anne Noortekeskuse noorsootöötaja. Ära unusta subscribe'ida meie kanalit ja lisa kindlasti sisse ka märguanded, et sa kindlasti oleksid kursis meie järgmiste videotega, mis meie kanalil ilmuvad. Alustuseks ma tutvustan teile erinevaid osaluse vorme, et te saaksite neist ise osa võtta või siis ka oma ideedega pöörduda, et midagi enda ümber paremaks muuta. Alustame õpilasesindustest, sest need on tõenäoliselt need vormid, mis on teile kõige tuttavamad. Et õpilasesindus on aktiivsetest kooli õpilastest koosnev organ, kus siis erinevatel teemadel arutatakse ning võetakse vastu erinevaid otsuseid, mis koolielu mõjutavad rohkem või vähemal määral. Näiteks koolitoit või erinevad õppeained või näiteks on võimalik teha ettepanekuid, kooli koridoride kujundamise osas. Teine võimalus on panustada näiteks noortekogusse või noortevolikogusse, kes sinu piirkonnas tegutseb. Tartu linnas on selleks näiteks Tartu linna noortevolikogu ja on olemas ka Tartu valla noortevolikogu, kuhu on siis võimalik selle piirkonna noortel panustada oma mõtete ja ideedega. Reeglina on nad sellised nõuandvad organid täitsa päris poliitikutele, et anda ka noorte sisendit sinna ülesse poole. Et kindlasti noorte teemadel sõna võttes teaksid ka nad päriselt noorte arvamust. Samuti võib uurida näiteks, kas sinu noortekeskuses on olemas noorteaktiiv või siis äkki soovid sa seda ise luua, et pakkuda veel laiemalt võimalusi noortele, kuidas noorte elus siis kaasa rääkida. Näiteks Anne Noortekeskuses on olemas noorteaktiiv, kes käivad siis erinevatel väljasõitudel ja koolitustel, mis need ise endale kirjutanud on. Ja samamoodi on neid võimalus organiseerida noortekeskuses erinevaid üritusi, näiteks noortekaööd või siis erinevad peod. Kindlasti ei maininud ma kõiki võimalusi, mis meil siin ümberringi paiknevad, seega sa võid allkommentaarides märku anda, milliseid vorme veel sina tead või kui ma ütlesin midagi sellist, mida sa varem kuulnud olid, sa võid ka sellest märku anda. Aga miks üldse sellistes tegevustes kaasa lüüa? Esiteks, sa saad sealt kogemuse, mida on võimalik erinevalt tulevikus ära kasutada. Ükskõik, kas see kogemus oli positiivne või negatiivne. Alati ei ole kõik nii hea, kui paistab, aga sellegipoolest on võimalik seda enda kasuks pöörata. Teiseks, selliste asjadega kaasneb väga palju erinevaid hüvesid. Näiteks on sul võimalik käia koolitustel ja ööbida kohtades, kus sa muidu võib-olla ei ööbi, näiteks mõnes spaas. Või siis käia välismaistel koolitustel, sest ka need liiguvad päris kiiresti ringi. Lisaks saab koolituste käigus ka ennast arendada, mis on ka väga oluline. Ja kõige maagilisem oskus, mis meid aitab läbi elu, on ilmselgelt aja planeerimine. Ta ei kujuta ette ka, kui palju täiskasvanud seda ei oska. Nii et kui sa saad seda juba noorena õppida, siis täiskasvanu eas oskad sa seda suurepäraselt. Aitäh, et sa vaatasid seda videot. Ja ma loodan, et sa said siit kaasa mõne mõtte, mida edasi arendada. Võib-olla on doktor Google, kes sind kohe kindlasti aitab erinevate võimaluste otsimisega. Ära unusta jälgida meie kanalit ja pane sisse ka märguanded, et sa teaksid kindlasti, millal järgmine video tuleb. Aga meie näeme juba järgmises videos. Tšau!